Hea issand, taevan isa, me täname sind selle eest, et sa oled kokku toonud siia palju ustavaid inimesi, siia meie Ansaste Kuusalu vennaste koguduse palvemajja. Ole siis pühas vaimus meiega. Me palume armu ja õnnistust tänasele kuulutus- ja palvetunnile. Meil on ka siin täna külaliseks Einar Laigna. Õnnista ka tema ettevõtmisi ja toimetusi ja kingi talle pikki eluaastaid siin maa peal. Armas issand, me täname, et me võime alati tulla palves sinu ette. Ole õnnistamas meie Eesti rahvast. Aamen. Ja vennaste koguduse loosungi raamatu sõnad pärinevad Johannese evangeeliumist, salmist peatükk 12, salmist 32. Kristus ütleb, kui mind maa peal ülendatakse, siis mina tõmban kõiki enese juurde. Amen. Ja psalm 66 ütleb, sina, Jumal, oled meid läbi katsunud ja oled meid sulatanud, nagu hõbedat sulatatakse. Amen. Ja tänane kirjakoht pühakirjast tuleb Johannese evangeeliumi 15. peatükist. Kui te peate minu käsusõnu, siis te jääte minu armastusse. Nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käsusõnu ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teie sees ja teie rõõm saaks täiuslikuks. See on minu käsusõna, et te armastaksite üksteist nõnda, nagu mina teid olen armastanud. Suuremat armastust ei ole kellelgi kui see, et ta jätab oma elu sõprade eest. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida mina teid käsin. Ma ei ütle teid enam orjad olevat, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Vaid ma olen teid nimetanud sõpradeks, sest ma olen teile teada andnud kõik, mida ma olen oma isalt kuulnud. Mitte teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen teid seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks ja isa teile annaks, mida te iganes minu nimel palute. Aamen. Ja laulame vahepeal laulu number 125. Laul 125.
Jeesus ütles 3. korda: Siimon, Joona poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt 3. korda, kas ma olen sulle armas. Ja ta ütles temale: Issand, sina tead kõik, sina tunned, et oled mulle armas. Ja Jeesus ütles talle: sööda mu lambaid. Amen. Ja kirjast efeslastele kuuleme Jumala sõna 3. peatükist. Sellepärast ma nõrgutan põlvi isa ees, kelle lasteks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal, et ta annaks teile oma aurikkust mööda saada tugevaks tema vaimu läbi seestpidise inimese poolest. Et Kristus usu kaudu oleks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse. Et võiks täiesti mõista ühes kõigi pühadega, milline on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõiki tunnuse, et te oleksite täidetud Jumala kõigi täiusega. Aga sellele, kes enam kui rohkesti võib teha üle kõigi selle, mida meie palume või mõistame vägemööda, mis meil on tegev, temale olgu austus kogudustes ja Kristuses Jeesuses ajastuteni, kõigi sugupõlvedeni. Aamen. Ja laulame laulu number 268 ja pärast seda on siis meil härra Einar Laidna jutlus. Laul number 268.
nii, Einar, palun. Õnnistust sulle. Ma tooli siia. Jumala rahu, tervist kõikidele. Ja tore on näha, et meie ajaloo jaoks ja rahva jaoks nii oluline traditsioon siin elab. Ma pean silmas vennaste kogudust ja need teened, mis vennaste kogudusel olid mitte ainult 18. sajandil, väga olulisel ajal, kus oli vennaste koguduse panus Eesti rahva hingeelu ja vaimsuse kujunemisele. Ja mis kõige tähtsam, 18. sajandi keskelt alates Vene-tsaari riik tunnistas siin Eesti ja Liivimaal olnud korda ja parun Rooseni deklaratsioon 18. sajandi keskel esitas Peterburi õukonnale oma unistuste nägemuse oma võimust ja sellega tegelikult alles siis see pärisorjuse kord algab või tugevneb. Ja just sellel raskel ajal vennaste koguduse liikumise läbi sai eestlane selle väärikuse tunde Jumala ees, et ükskõik missugused on välised poliitilised olukorrad, Jumala ees oleme kõik ühtemoodi võrdsed, sõltumata seisusest ja sellest, mida keegi teeb. Need on kahtlemata ajaloos suured teened ja on hea, kui vennaste koguduse töö jätkub ja kasutab ära neid võimalusi. Alati on kasutamata võimalusi palju, mida saab teha rohkem, mismoodi oma töödust suunata. Nii et see on üks hea võimalus ise omalt poolt tundes kokkukuuluvuse tunnet, suheldes ja hoida elavana seda, mis on nii oluline osa Eesti rahva ajaloos. Kirikus on alati olnud ordud tänase päevani ja kui tuua näide meie jaoks võib-olla nii kaugelt maalt nagu Armeeniast, mis oli esimene kristlik riik maailma ajaloos üldse 4. sajandi algusest ja seal on õigeusu kirik oma väga algsel rangel välja peetud viisil. Ka seal on tekkinud väga tore nähtus, mis võrdub meie vennaste kogudusega. Need on inimesed, kes tahavad kokku kuuludes kirikuga aidata seda elu edendada iseenda ja lähemate juures. Nii et see nähtus on Kristuse kirikus alati olnud ja kurb on ajaloos olnud see, kui need nähtused on ennast eraldanud kirikust ja omaette eraldi ära läinud. See on ajaloos toonud tohutut kahju. See kahju on äraarvamatult suur ja kuna me elame juba päris tükki aega sellel arusaamal, mida me nimetame oikumeeniliseks ajastuks, see tähendab, kristlased lõpetagu omavahel nägelemine ja tajulgu Jeesuses Kristuses oma kokkukuulumist ja seda ellu viia. Palume iseendale siis Jumalalt seda õnnistust, arusaamist, et me selles suunas elame, töötame ja palvetame. Nii meie kohtumine täna
on siin mulle väga huvitav. Mind huvitab ka inimeste nägemused kõigest sellest, mis toimub. Ja eks me kõik tajume praegu seda meie riigis tekkinud olukorda. See on ju väga masendava suunaga ja nagu näha on maailma suurtel jõududel ka sõda plaanis siin kandis, mida silmanähtavalt valmistatakse ette. Nii et praegu on väga-väga niisugune kriitiline hetk ja lähiaastatel võib juhtuda väga jubedaid asju. Kahjuks. Nii nende lugudega praegu on. Mis me siis peame selles olukorras siis tegema ja mida me saame teha, et Eesti rahvana alles jääda? Täna on emadepäev ja kõige avaramas mõttes kristlikus kultuuris kirik on ema. Kirik sümboliseerib naist, kes elu annab ja elu hoiab. Kirik on naissoost sõna. Jumala mõiste on mehelik. Need kaks printsiipi hoiavad elu üleval. Kui rünnatakse seda printsiipi, siis rünnatakse elu ennast ja hävitatakse elu ennast. Mõtlesin, missuguseid raamatuid kaasa võtta siia täna. Võtsin ainult 2. Üks on loomulikult piibel, pühakiri. Teine on Eesti Vabariigi põhiseadus, mis on mul kaitseväeteenistuse ajal olnud välimundri püksitaskus siin külje peal alati kaasas. Igal vabal hetkel võtsin ja lugesin jälle. Et mul oleks selge ja ma teaksin, millele ma olen tõotuse andnud ja kellena. Nüüd, kui Eesti olukord on juriidiliselt muutunud, me ei ole enam suveräänne sõltumatu riik omaette, vaid me kuulume ühendustesse. Juriidiline küsimus on siin see, kas 90. aastatel antud vandetõotus Eesti Vabariigile kehtib enam. Kui üks osapool on juriidiliselt oma seisundit muutnud, lakkab automaatselt vandetõotus. Nii peaks olema see Rooma õiguse järele. Ja siin on ju väga selgelt öeldud, milleks Eesti riik on. Eesti rahvuse, keele, kultuuri säilimine läbi aegade. Ja et te ka teaksite, mis siin ilmas kõik juhtub, siis kui ma rõhutasin ohvitseride kogus 3 korda, ma olin eestlane, ma olen eestlane, ma suren eestlasena. Ja teate, milles mind siis süüdistati? Venemeelsuses. Nii. Ei tea siis, kes me peaksime olema siis. Pidi olema kõige tähtsam kõigepealt olla Ukraina. Nii. Ka selliseid absurdsusi on ja hea, et te teaksite. Nii et see raamatukene on väga oluline, aga sellest ei taheta kinni pidada. Ja siis on leiutatud selline ütelus. Põhiseadust pidi tõlgitsema
põhiseaduslikus vaimus. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui põhiseadus ütleb, et ei tohi, siis võib küll. Sest põhiseadusliku vaimu järele on asjad teistmoodi. Nii, vabandus selline poliitika järele lõhnav sissejuhatus. Me kuuleme ikka seda ütelust, kuidas kirik ja riik on lahutatud. Usuelu pidi olema ainult inimese isiklik asi. See ei puutu kellegisse teisesse. Siuke salaasi ainult. Nii. Aga millest siis räägib piibliraamat? See on ju otsast lõpuni ongi poliitika. See ongi see, kuidas ellu jääda, mis selleks tuleb teha, mismoodi saab riiki ehitada. See ongi poliitika kõik. Lahutada kirikut riigist on sama kui lahutada ingihust. Nii. Ja see riik, keda me siin hommikust õhtuni praegu materdame ja kõike halba ütleme, tema on säilitanud kiriku riigi ideoloogilise alusena. Ja just selles, et me oleme oma riiki tahtnud rõhutatult lahutada Jumalast ja kirikust, on pahaendeline märk meie tuleviku kohta. Ja see on praegusel hetkel kõige niisugune rängem seisund sellele, kes asja teab. Need on kristlased, teoloogid kindlasti. Ja ajalooprotsess on üks terviklik. Minevik, olevik ja lähitulevik on üks tervik. Mis on maailma ajalugu? Vana ja Uue Testamendi konflikt, mis on praegu võtnud eriti terava seisundi. Ma tean, kui palju ma olen endale paha teinud sellega, et ma tsiteerin piiblit valedest kohtadest. Selgub, et piiblit ei tohi igalt poolt tsiteerida. Isegi kirikus. Ja viimane pahandus oligi mul Jeesuse Kristuse sõnade pärast. Olge te lahked. Kirikus. See, mis praegu maailmas toimub, seda on ju kõik siin piiblis ilusti kirja pandud. Ja see, mis siin toimuma hakkab, on samuti kirjas kõik. Ja kõik käib selle stsenaariumi järel. Mitmed sündmused, mis toimuvad täna, said alguse 3000 aastat tagasi ja korduvad. Ma tsiteerin piiblit teile. Viiendast Moosese raamatust. Küsimus on Iisraeli rahva ajaloost, kui nad rändrahvana otsivad omale uut paika, kus olla pärast Egiptusest lahkumist. Ja Jehova Jumal annab tõotatud maa. Aga selle maa peal elasid ju põlisrahvad. See on umbes sama, kui keegi ütleb kuskil kellegile, et minge võtke Eesti. No aga sa näevad eestlased. Tühja kah, lööge maha kõik. Kõlab jubedalt, aga loeme piiblist.
nii. Jehova Jumal ütleb, vaata, ma hakkan su kätte andma Siihonit ja tema maad. Hakka seda vallutama, ta maad omandama. Ja Siihon tuli välja meie vastu, tema ja kogu ta rahvas, taplusesse ja ahsasse. Aga Jehova meie Jumal andis tema meie kätte ja meie lõime teda läks järjest käest ära. Ja ta poegi ja kogu ta rahvast. Ja me vallutasime siis kõik ta linnad ja hävitasime sootumaks kõik linna mehed, naised ja lapsed. Me ei jätnud alles ühtki põgenikku. Me riisusime endile ainult lojused, samuti saagi vallutatud linnadest. Nii. Ja teine lõik veel. Oogi kuningriigi Baasani kohta järgmine. Ja me hävitasime need sootumaks, nagu me talitasime Siihoniga, Esboni kuningaga, hävitades sootumaks kõik linnade mehed, naised ja lapsed. Aga kõik lojused ja linnadest saadava saagi me riisusime enestele. Nii kõneleb Piibli Vana Testamendi 5. Moosese raamat. Ja tapeti maha kõik mehed, naised ja lapsed, aga varandus võtta omale. Nii. Kus on siis seletus sellele kirjakohale? Kas niisugune Jumal on kristlaste Jumal? Ja nüüd hakkab päris pahandus peale. Mida Jeesus Kristus ütleb? Johannese evangeelium 8:44. Ja Jeesus ütles vaidluses juutidele mida? Te olete oma isast saatanast. Kui te tunneks minu isa, tunneksite mind. Aga te olete oma isast saatanast ja teete tema tegusid. Neid Jeesuse sõnu pandi mulle väga pahaks kirikus. Et kõike, mis Jeesus ütleb, ei sobi järele korrata. Niisuguses maailmas me siis nüüd praegu elame. Paraku. Ja ilmutamise raamat räägib ju sellest, mis tulemas on. 6. peatüki esimesed salmid, millest seal räägitakse. 4 ratsanikku. Esimene on valgel hobusel ja ammuga, saab nooli lasta. Peas on tal kroon, koroona. Nii, alles hiljaaegu oli meil siin see suur kampaan. Kes järgmine hobune on? Järgmine oli punane hobune. Sõda. Mõõgaga ratsanik. Nagu te näete, seda krutitakse maailmas kangesti üles. Tahetakse siia ka tuua. 3. ratsanik on millega? Ja 4. ratsanik on vikatiga. Surm. Aga sellega asi ei lõppe. Edasi räägitakse nendest, kes uue maailma jaoks ellu jäävad. Need, kes lõpuni vasta peavad. Kes jäävad truuks
Jeesusele Kristusele. Niisiis kõneleb see kohutav raamat, mis ametlikult ei ole keelatud, aga tegelikus elus mõtle hoolega, mida sa kuskilt seal ette loed. Nii on siis niisugune tõde nende asjadega. Nõukogude ajast me nägime ja mäletame, nii nagu me elasime sõja üle ja sõjajärgse aja, tänu sellele, et olid talud ja taludest sai süüa. Kui nüüd midagi juhtub, kuidas siis olukord on? Kas meil on oma toit olemas? Eks igaüks ole mõtelnud sellest vast, et mida mina valitsejana teeksin, kui minu sõna maksaks. Siis 90. aastatel oleks tulnud taastada külaelu ja talud ja just väiketalud. See on elu. Olen ise kasvanud poisikesena maal karjas käinud, siis kui ei olnud elektrit. Lapsed pandi maast madalast kõike talutööd tegema. Talutöö pole midagi rasket. See on kõik tehtav. Poiss too hobune, poiss pane hobune ette. Mine vii seda sinna, too seda sealt. 10-aastane jõmsikas 2 hobusega muldab kartuleid. See on oskustöö. Kõike õpetati tegema tööd ja veel kord tööd. Ja kiiresti õpetati niimoodi, et ära oota, et sulle öeldakse, mis teha tuleb. Vaata ise, mis on tegemata ja tee. Imeruttu oli lapsel kõik selge ja ta õppis nagu peremees käituma. Kõik oli, mis teha, ise tegid kõik, eks ole. Nii. Keegi ei mänginud nutitelefoniga. Kui nüüd minna maale, siis avaneb kurb pilt. Õues niidab muru mingisugune automaatselt ise muru niituv aparaat. Lastele tööd ei õpetata, kes siis tänapäeval? Tänapäeval on ju kõik niisugune näpuga ainult vajutad. Aga kui ühel päeval oleneb elu ainult sellest, kas sul on harjumus lagidaga maad kaevata, käsitsi teha kõike. Kas me kujutame ette üldse, mis juhtub, kui elekter ära võtta? Me üldse kujutame ette. Ja ei ole midagi lihtsamalt, kui konflikti olukorras elekter ära võtta. Ükski asi ei tööta enam. Mis teevad Lasnamäe ja Mustamäe suured korrusmajad. Kujuta ette, mis siis lahti läheb. Kui maa on hajali, siis võib üksikud talud ära hävitada, aga üldisi jääb kõik alles. Kui üle Eesti on 50 pisikest elektrijaama, siis ei pruugi asi nii hull olla. Aga kui kõik elekter tuleb ühest juhtmest ja ongi läbi teinud. Kaasaja tsivilisatsioon tehniline on ülikergelt hävitatav.
see on nii lihtne, et tõesti üks juhe ainult ja valmis. Kas me selle peale ka mõtleme vahel? Ja praegu on sellest ka avalikkuses üha rohkem juttu, kui me filme vaatame, mis mujal maailmas on. Et siis elu pidi alles jääma ainult Brasiilia džunglites, kus elatakse nii, nagu 1000 aastad elatud on. Kas me anname aru endale sellest, mis siin maailmas küpseb? Nii et selles mõttes on, ja ainuke see mõte ongi, mis piibel räägib, apokalüpsis, lõpuaeg. Midagi pole teha. Aga on küll teha. Sest siit algabki õieti see meie teema, mida teha. Kui ainult kriitikat teha, aga edasi mis? Kriitikast me ei ela. Kriitika peaks olema analüüs. Ja siis tuleb kohe küsida, aga mida teha? Kuidas ellu jääda? Ja mis on elu? Meile kristlastele elu on kosmiline. See ei ole ainult see praeguse hetke ihus olemine siin planeedil Maa. Selles mõttes on inimhing kah 3 tüüpi. Jumaliku looduna on meil potentsiaalselt kõigil antud hinge Jumala tunnetus. Hilisemas kasvatusesse helitatakse ära. Nüüd hinge, kas seda saab ellu äratada, kui ta on surmatud? Mõnel ärkab ta ellu siis, kui mingi suure kannatuse läbi teeb. Aga ellu saab äratada ka jutluse läbi, et inimene hakkab taipama ja mõistma. Missugused need 3 hingetüüpi on siis? Tänapäevane tavainimene, ma ka ei tea, kes see tavainimene on, aga niisugune väljendus on, ütleme siis, suur hulk neid inimesi, kes igapäevases selles lamendis kaasa löövad. Nende hing on 2-mõõtmeline. Pikkus, laius. See on tasapind. Antiikkultuuris oli 3-dimensionaalne hing. Ruumiline mõõde oli ka. Olid jumalad. Jumalad olid mitmuses need kosmilised jõud, mis määrasid inimeste elu. Kristlik Jumala tunnetus tõi kaasa 4. dimensiooni, lõpmatuse. Kui hingel on lõpmatuse taju, see ongi Jumala tunnetus. Nii. Sellepärast näiteks kirikuisa Nissa Gregorius, kui ta selgitab Jumala mõistet, tarvitab sellist väljendit nagu, see kõlab jubedalt võib-olla meile. Jumal saksa keeles on nicht existiert, aga Jumal lihtsalt on. Nii. Jumala kohta ei saa öelda, et ta on olemas. Siis ta on siin maailmas üks asi. Jumal on. Ja vaat sellist Jumala tunnetust, et ta ei ole füüsiline olend, kes, vaid see on lõpmatus, see on igavik, see on see, mis on siis, kui maailma ei ole enam. Aga nüüd te peaks kohe küsima, aga meie usk.
Jumal on andnud meile nähtaval kujul inimeseks olemise mudeli, Jeesuse Kristuse. Jumal ei ole ihus olemist hukka mõistnud, vaid ta on tahtnud seda pühitseda. Seega mateerias olek ei ole ise kuri. Kuri on see, mida me selle mateeriaga teeme, kui me Jumalale ei allu. Ja siin on väga oluline ka piibli tõlgetest tulenevad arusaamad. Näiteks meie eestikeelsetes piiblites räägitakse millest? Käsk ja evangeelium. Käsk. No käsk mõjub inimesele psüühiliselt kuidagi käsk, eks ole. Õige tõlge peaks olema nomos, on kreeka keeles, vene keeles zakon, saksa keeles gesetz, seadus. Ja sõna seadus kõlab teisiti kui käsk. Ja nüüd arvesse võttes eriti ka meie ajaloolist tausta. Minule oli alati lapsena juba imelik kuulda, et käsk on vanem kui meie. Käsk. No käsk on see, mine sinna, võtta see, tee seda. Ja küll. Aga seadus. Sõjaväes on käsk, see on vastuvaidlematult täita. See võib midagi rääkida. Seaduse puhul inimene saab valida, kuidas ma seda täidan. Ja vastutan. Muidugi võib ka sõjaväes käsust keelduda, millele järgnevad siis väikesed niisugused asja uurimised ja karistused olenevalt hetke olukorrast. Nii. Ja seetõttu on see emotsionaalselt nagu halvasti inimestele mõjunud, see käsk, käsusõna. Aga seadus jätab niisuguse väärikama distantsi suhetesse. Kahjuks on ka piibli tõlkes selliseid õnnetuid kohti, kus on pandud oma sõna sisse, mida piibli tekstis ei ole. Inimene mõistetakse õigeks usust, ilma seaduseta oleks õige tõlge. Aga me oleme kuulnud seda selliselt. Inimene mõistetakse õigeks ainult usust, ilma käsutegudeta. Kust tuli sinna vahele see sõna ainult? See sõna on väga palju pahandust teinud. Inimene oma patuse loomusega tõlgitseb seda kohe niimoodi, aha. Ilma käsutegudeta, see tähendab, meil ei ole vaja üldse neid arvestada, seda seadust. Ja ainult usust aitab, nüüd patusta nii palju kui tahab. Meie inimlikku loomust arvesse võttes inimesed on kiusatus just nii toimida. Ja küll on mugav niimoodi patustada, Jumal on nii armuline. Me kõik juba andeks andnud. Lase käib. Nii, no. Ei ole nii sama lihtne see asi. Nii et me näeme, kui tähtis on teoloogiline töö ja sõnade sisuliselt õige tõlkimine. Seetõttu näiteks, kui kirikuisased uurida, mis on kreekakeelsed ja ladinakeelsed tekstid, siis õigete tõlgete juurde on pandud algkeelne sõna ka, et sa võid ise kontrollida sõnaraamatust järele. Et oleks tõesti õige ja täpne tõlge. Pahandusi võib tulla väga lihtsalt. Üks minu pahandus oli kirikus mis? Moosese raamatu 6. peatükki 1. salm. Ja jumalate pojad
nendele meeldisid maatütred ja nende lapsed olid siis need hiiglased või nefilimi. Mis on algkeelne sõna? Anakim. Kuidas saab tõlkida Anakim jumalate pojad, kui Anakim on tõlkes need, kes taevast tulid. Tarvitses mul ainult see õige tõlge sõnaraamatust ette lugeda, mis siis öeldi. Ufo hereesia, tulnukad, mingid tulnukaid. Aga kes siis on need, kes taevast tulevad siis? See on ju tulnukad. Jeesuse Kristuse tulemine. Tulemine, no kust ta tuleb siis? Nii et kahjuks meie inimesena mina ise ka, oma patuses olekus ikka püüame ennast õigustada. Me ei julge tunnistada tõde iseeneste kohta, maailma kohta, aga pühakiri ütleb mida? Et tõde tuleks välja iga inimese olukorra maailma kõige kohta. Tõde. Ja vaat see tõde on üks niisugune hirmus nähtus. See kohe kuidagi siia maailma ei taha ära mahtuda. Me näeme seda sellest, kuidas meil omal on siin Eestis rahvuskangelased Tiit Madisson. Nõukogude ajal pandi ta vangi. Siis tuli Eesti Vabariik. Kes pandi vangi? Tiit Madisson. Nii. No miks? Milles see koritegu oli? Et see elu realiteet on ikka kohutav küll. Aga mis siis teha? Meie teame küll palvetada, analüüsida ausalt ennast Jumala ees. Kui on sõbrad või inimesed, kes mind isiklikult hakkavad kiitma, küll ma olen seda ja teist ja kolmandat, mul hakkab alati piinlik. Et palun lisage sinna veel üks tiitel. Patune inimene Jumala ees. See on aus otsus iseendast. Ja siis sa oskad ka hinnata ja paluda Jumalalt armu. Mul ei ole midagi Jumala ette minna laamendama ühegi asjaga. Ja just siis, kui keegi kiidab sind, hakkab häbi. Aga mis pilguga Jumal mind vaatab? Kuidas ma tema pilgu ees olen? Missugune on tõde iseendast? Kirik on õpetanud vaatama nii peeglisse, nagu Jakobuse kirjas on öeldud. Kui olete peeglisse vaadanud, siis ärge unustage ära, mis te nägite seal. Aga peegel sümboliseeris vanas kultuuris tõde. Näiteks keskaja maali peal on mingi stseen, seina peal on peegel. Tõde. Vaat see tõde on jah üks kohutav sõna. Kas me julgeme sellele näkku vaadata? Julgeme siis, kui me tajume ka kaitset. Ja seda me nimetamegi Jumala armuks. Et me julgeme enda kohta tõde tunnistada. Ja mis siis öeldud on?
ja tõde teeb teid vabaks. Näete, milline evangeelium, milline rõõmusõnum. Aga kõigepealt tuleb tõde tunnistada. Ja see on see, mis ei taha siia maailma ära mahtuda. Poliitilised võimud tulevad ja lähevad. Jumala sõna on igavene. Kui oli Kaitseliidu taastamise esimene aastapäev, kõik tulid suurde saali kokku. Esimeses reas istusid kaitseminister Aaviksoo ja kindral Laaneots. Minul kui Kaitseväe peainspektoril oli seal väikene kõne. See oli see aeg, kui kangesti taheti liituda igasuguste paktidega ja liitudega. Ja ma oma häbematuses ütlesin, et ärge siduge ennast ajutiste asjadega. Kui me tahame püsida, siis tuleb siduda ennast igaveste asjadega. Selle peale 3 Kaitseväe kaplanit kerkisid kõrgemale ja plaksutasid 3 inimest käsi. Ärge siduge ennast paktidega ja liitudega, vaid Jumalaga kiriku kaudu. Ja siis me teeme oma elule püsivad alused. Eesti rahvas kultuurrahvana on kiriku looming. Meie koorilaul, meie kirjakeel, meie haridus, see pärineb kõik kirikust. Kooti tähestik oli see, millega kõigepealt eesti keel kirja pandi. Tänu kirikule Eesti rahvas säilis ajaloo ränkades katsumustes, jäi alles ja kiiresti kosus. Miks? Sest elul olid õiged moraalsed alused. Perekond, lapsed, mees, naine, isa, ema. Elati Jumala käskude järele. Tänu kirikule on Eesti rahvas üldse olemas. 19. sajand. Eesti rahva suur sajand. Kui lugeda maal taludes säilinud kirjutisi ja raamatuid, on hämmastav, kui kõrge oli intellektuaalne ja haridustase eestlastel 18 sajandil ja varem. Missugune huvi maailma vastu. Loed huviga kõik sealt tallurahva sellest lehest. Suur pikk kirjeldus Hiina kultuurist, küll sellest, küll teisest. Elav huvi oli inimestel. Ja. Leian vanad kirjutised Aida Kirstust ilusa käekirjaga 19. sajandi alguses. Talumees tuli kirikust ja kirjutas jutluse mälu järele täpselt ülesse ja ilusa käekirjaga. Nii et meil ei ole vaja häbeneda oma esivanemaid. Kõrgelt intellektuaalsed inimesed. 19. sajandil tänu sellele, et talud said vabaks, oli suur rahva juurdekasv. Tänapäeval, mida me kuuleme? Lapsi ei sünni. Rahvas hakkab välja surema. 19. sajandi lõpul ehitati kirikutesse need rõdud, et rahvas ära mahuks. Rahva arv 2,5 kordistus lühikese ajaga. See oli niisugune võimas tõus kõikides asjades.
sellest 19. sajandi rasvast me veel tänagi elame. Meie auväärt esivanemad. Ja vennaste koguduse osa selles rahvuslikus allesjäämises ja oma väärtuse hindamises Jumala ees. Meil ei ole midagi muud võtta kui see, mis minevikus oli. Ainult sellele toetudes me jääme püsima. Ja kui reisida teistest maadest, Nõukogude ajal hakkasin juba reisima Nõukogude Liidus, siis kui veel ei reisitud. Mida ma nägin islamimaades, Kesk-Aasias, Usbekistan, Tadžikistan, mis seal oli? Seal nagu Nõukogude võimu ei olnudki, see oli islam. Ja mis kõige olulisem, lapsi oli palju. Ja need lapsed said maast madalast õiget kasvatust. Väike näide Taškendi partei linnakomitee sekretärist, kellega tuttavaks sai. Nime poolest kommunist. Mis ta ütles? Lõpetasime täna partei koosoleku rutem ära, et jõuaksime mošeeste palvele. Kõik käis korraga koos. Nii. Armeenias sama asi. 1965 see kirik valitses seda riiki. See oli see keskne. Kirikuna ongi see rahvas säilinud tänase päeva. Meil ei ole muud kui see, mis meil esivanematest on ajaloos meid kujundanud ja hoidnud. See on usk ja seda usku tuleb realiseerida kirikus ja kiriku läbi ja kiriku poolt toidetud. Ei ole usuelu see, et lähed kodus laua alla, tõmbad teki üle pea ja siis ülisalajas Jumalaga räägid. Ja hirmus salaasi. Kes mind tunnistab inimeste ees, seda tunnistan mina isa ees. Väga lihtsad on kõik need tõed iseenesest. Nii et praegu me oleme sellisel karmil teelahkmel või olukorras, kus otsustub meie rahva saatus ja kui suur on see osa, kes selle püha seemnena alles jääb, millest võib rahvas uuesti võrsuda. Nii et meil millestki muust kinni haarata ei ole. Kõik inimlikud liidud on ajutised. Terve Eesti ajalugu on siin viimased 800 aastat. Üks võim tuli, teine läks, jälle vahetus. Mis siis igavest on? Ja kõik ajutine. Ka see, mis praegu on, see on ajutine. Kolm lippu on puudusid lõpust. Aga need pole ka igavesed. Ja kui me tahame püsida, siis tuleb siduda ennast sellega, mis on igavene. See on Jumalaga ja Jumalaga side on kiriku läbi, selleks on
kirik rajatud siia maailma Jeesuse Kristuse poolt. Kahjuks inimlike tülide tõttu lõhenenud. Esimene traagiline lõhe oli ida ja lääs. Ja pärast kõik sektid, mis tekivad. Selle tõttu veel kord vennaste kogudusele see tänu, et te ei ole kirikust ära läinud, vaid kirikule toeks olnud. Ja nõukogude ajal oli huvitav jälgida. Need kogudused, kus oli säilinud tugev vennaste koguduse põhi, need elasid, ütleme niimoodi, selle nõukogude aja üle üpris niimoodi kergelt. Mis on usujõud. Ja seetõttu hoidkem ühte ja toetame oma rahva kirikut. Aga kuidas saab kristlikku rahvast kasvatada nii, et me lapsi kirikusse ei too? Miks me jätame lapsed maailma kätte? Vabandati ennast sellega, et lapsed ei saanud midagi aru. Aga seda saavad küll aru, kui me lasteaias peale hakkame neile juba õpetama niisugusi imelikke eluviise. Seda saab küll. Eks siis aeg näitab, Jumala kohus käib kõikidest üle. Ja see püha seeme, kui see alles jääb, siis sellest kasvab uus puu. Nii, et need on väga tõsised asjad, aga praegune aeg maailmas on niisugune nagu murepilv pea kohal, mis meist saab. Väga toredalt ütles üks vaimulik, kui oli kurdetud tükk aega, nagu minagi siin, lõpetas ikka juttu nii, mis võib teha? Mitte midagi ei või teha, vaja tugevasti palvetada. Tähendab, võis küll teha. Teeme siis ise ka seda sama. Tänan kannatliku tähelepanu eest. Mu jutus oli palju minu muret isiklikku ja küllap ka teie kõikide muret. Ja tajume siin ka igaüks oma vastutust, et alles jääda. Ja alles jääda mitte ükskõik mismoodi, vaid väärikalt. Iseendana, eestlastena, kristlastena. Aitäh! Aitäh! Nüüd ma palun kommentaare või küsimusi või... Õppisin usuteadustes, õpetati, et kirik on ema, Jumal on isa. Ja siis tekkis seal küsimusi seoses selle kirikuga ja temast suhtumisega, kui see kirik oma meelt muudab ja oma suunda muudab. Ja siis vastati sellele küsijale, et no, kui ema on haige, kui ema on haige, kas siis õige laps hülgab ema? Nüüd, kui vaadata kiriku käitumist põhimõttelistes asjades praegu, siis kas saab seda nimetada haiguseks? Võib-olla tuleb vaevalt küsida hoopis nõnda, et aga kui see ema on läinud kõlvatuks, et kas siis nagu
aitäh. Minule öeldi kunagi niimoodi, see oli Franziskaani munk, et kui ema on haige, siis minnakse arsti otsima, mitte uut ema. ja. Nii, ja mina siis piiskop, nüüdne piiskop Eilar Soone, Illar Allaste ja Kalle Lindi. Meie tahtsime tugevdada Eesti kirikus kiriklikku joont, et kiriku armuvahendid teeniksid inimest. Ja siis me käisime Leedus palju ja nägime nõukogude ajal, et kiriku elu võib olla hoopis teistsugune. Nii. See oli väga julge elu, neid seda nõukogude võimu nagu ei olnudki. Nii. Kuulus preester Ratšunas, 10 aastat Gulagis olnud. Nii. Suures linnas, suurel pühal. Kirikud olid puupüsti täis. Mida ta jutluses ütles? Kommunismas ja anšinas. Kommunism ei ole igavene. Mina olin põrandaalune preester. Ma ka Leedus võisin jutlustada. Lugesin oma jutluse ja leedulased kirjutasid leedu keeles üles. Mul leedu keele hääldamine oli laitmatu. Lugesin nii maha, nagu oleks peast tulnud. Nii, šauljais jälle. Suur rahvamass koos. Mina palutan ka. Kommunismas ja anšinas. Oleks mind keegi puutunud. Nii. Nad ei kartnud mitte midagi. Väga julgelt käis see elu seal kõik. Ja siis me tahtsime kiriklikkust Eestis rõhutada ja et kiriku armuvahendid töötaksid maksimaalselt inimese jaoks. Meil on liiga palju siin seda individualismi ja isiklikkust. Sest kui nii palju sa pead vestlustes ikka kuulama seda laua alla minekut tekk üle pea, see ei ole usuelu. Ja üks väike erinevus. Ma pidin tundma õppima hästi idakirikut. Selleks ma nii palju ka olin Armeenias. Kui meie käest midagi küsitakse, mis te arvate? Mida me vastame? Minu arvates. Mida öeldakse õige usukultuuris? Meie arvates. Meie usume. Mulle jäi see kõrvu juba ammu venelase käest küsida. Po našemu мнению. Me думаем. Aga Lasnamäe venelaste käest, kui nüüd küsida, nad on juba meie käest ära õppinud. Mis te arvate? Hakkab ka ise mõtlema, mida mina arvan. Ka temal toimub juba see meie lagunemine minades. Aga kiriklik meie koguduslikkus on niisugune kokkukuuluvusrühm, kus igaüks säilitab oma isikliku eneseteadvuse. Näiteks vene keeles tuleb see suurepäraselt välja. Algkooli 6. klassist oli meile väga vägev vene keele õpetaja, ideeline kommunist Indrikson. Tema abikaasa oli siin linnapea või mis ta oli. Väga verine kommunist, aga hea õpetaja. Õpetas vene keelt rangelt hästi. Inimene človek. Selge. Aga mitmus. Kui palju inimesi on. Äkki läks ta näost punaseks. Sai vihaseks. Ja ennem kui ta jõudis öelda, kuidas õieti on,
tegi ta maha, et tšeloveki ei tohi öelda. Huvitav küll, aga tuleb öelda juudi. Nii, ma olen kohe koju sõnaraamat välja. Tšelovek, inimene, tšeloveki. Mitmus. Juudi tuleb sõnast jutt. Ja jutt on mis? Rahvarändus. Aga tähendab, nõukogude ideoloogia ei näinud ette koguduslikkust. Vene keele kultuuris hea sõna on sabornost, koguduslikkus. Ja nüüd, kui ma olen Venemaal, lähen kirikusse ja kuulen, mitmuse vorm on tšeloveki. Ahah, ei ole kuskil juudisid. Näete, kuismoodi see mäng käib sõnadega, eks. Nii. Sest koguduses sabornost on küll meie, aga igaüks on omaette inimene ja vastutab isiklikult. Nii et küsimus Jeesuse Kristuse kirikust, tema tervikus ja tema ajaloos on olnud mul niisugune väga põhiline teema ja kiriku osa kultuuris ja riigielus. Kandidaadi väitekiri oli mul keiser Konstantinus ja tema kirikureform aastal 312, 313. Vanad jumalad olid oma jõu kaotanud. Rooma impeerium ja ükski riik ei seisa püsti, kui tal ei ole aluseid, ideoloogilisi aluseid. Kirik oli 3 sajandiga saanud vägevaks organisatsiooniks. Õpetuslikult distsipliini kõige poolest, hierarhia kõik töötas. Konstantinusel oli võtta valmis asi, millele uuesti Rooma riik üles ehitada. Nii. Kahju ainult, et tekkis kirikulõhe ida ja lääne vahel. Nii. Nii et Konstantinus oli suur riigimees ja tänu oma emale Helenale ka juba noorest peale kristlane. Kogu kultuur ehitus siis üles edaspidi kirik ja veel kord ainult kirik. 13. sajandil saavutas lääne kirik oma kõrv niisuguse kultuuriaja, kui sünnivad kootikirikud, kootika. Ja siis hakkab vaikselt, kui on täiusesse jõutud, siis hakkab asi niimoodi. Ja milles see protsess väljendus? Väljendus selles, et inimene hakkas tasapisi ise endale jumalaks. Sammhaaval vaikselt. Nii. Ja nüüd siis olemegi sinna jõudnud, kus kõik on jumalad. Nii on ajaloo käik, aga midagi muud võtta ei ole. Eesti fenomeen on see, et meile prohvetid eriti ei maksa midagi. Meie rahvale on tähtis see, mis on ametlik. Üksikud vaimulikud võivad kirjutada ja rääkida mis tahes. Kogu rahvale tähendab ainult midagi see, kui peapiiskopi isikus ametlikult midagi öeldakse.
Ametlikult. See on tähtis, hirmus tähtis. Isa ütleb tütrele, mine õue, mis sa siin toas oma arvutit vahid, et väljas on ilus ilm. Mida tütar vastab? Ei ole ilus ilm, ilma teates öeldi, et täna sajab. Tähendab, see, mis väljas on, see ei maksa. Aga ametlikult, vaat see on tähtis, ametlikult. Oh jah, ikka läheb meil jutt niisuguse kriitilise joone peale. Väga hästi, Heimer. Aitäh. Aga väga hea märkuse te tegite sellega, et naelapea pihta. Siis tuleb koguduse liikmete poolt survet avaldada. Et Jumala sõnum, mida oleks tegelikult nii lihtne teha. Jah, kahjuks meie kirikute juhid vaikivad. Rahvale saatuslikul tunnil. Jumala kohus pidi hakkama kirikust peale. Ja keiser Konstantinus on ühes asjas meid väga distsiplineerinud. Mis see on? Nikaia kirikukogul, see oli esimene kirikukogu siis võitnud kirikule ja Konstantinus võttis sellest osa ja seal kirikukogul läks suureks vaidluseks, kisaks ja kärraks. Lõpuks saavad aru, et nii ei saa. Pöörduvad keisri poole, et keiser mõistaks õiglast kohut. Keiser Konstantinus tõuseb oma trooni pealt, läheb, istub tabureti peale ja ütleb kuulsad sõnad. Mis kohtumõistja mina olen, kes ma ise olen Jumala kohtualune. Siis tuli täielik vaikus ja tülid lõppesid. Küll need sõnad on hoidnud mind tagasi. Võib-olla täna natuke vähem. Et mis kohtumõistja mina olen, kes ma ise olen kohtualune. Kas on veel kellelgi midagi esile tuua või? On. See, et praegu nii kõhe on. Ma ei kuule hästi. See, et praegu nii kõhe on märk ühest asjast. Kuidas? Et see, et olukord või meile tundub kõik nii kõhe, on sellest, et me elame Jumala maailmas, elava Jumala maailmas, kes ajab oma asju. Jumalal on oma plaanid, meie neid ei tea. Me ainult usume ja loodame jääda selleks seemneks. Et see, et on kõhe, on meie usumärk, usus elavasse Jumalasse. Me mõtleme
oma hinges neid asju läbi ja otsime tõde. Jumalale lootmine on iseseisev. Jah, Või enam kellelegi loota pole. just. Aitäh. Nii, aga suur tänu sulle, Einar. Suur tänu väga sisuka jutluse eest. Nagu Jumalale. Kas sa tuled koos palvetama ka siia? Koos teeme palve ka. Tahad sa tulla? Põlvitame siia ja teeme. Laulame laulu ja teeme palve ka. Nii, aga laulame. Muidu meil läheb natuke siin jahedaks. Siis laulmine tekitab meile sooja. Ja võtame laulu 355A viisiga. 355A. Ja siis me teeme palve. 355. jääme siis üheskoos ühisele palvele. ja issand, meie täname, et sa oled meid kutsunud siia ennaste kogudusesse palvemajja. Sa oled meid juhatanud, näidanud meile õiget teed. Me palume meie maa ja rahva pärast, riigijuhtide ja kodukandi juhtide pärast. Ole meile andmas tarkust, kindlameelsust, ausust. Õnnista ka tänasel emadepäeval meie emasid, vanaemasid,
hoia meie armast väikest Eesti rahvast. Issand, liida meid jälle ühte, hoia ja kaitse meid. Elame siis üheskoos Jeesuse õpetatud sõnade järgi. Meie Isa, kes oled taevas, üldistatud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, mida maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Paevan isa on meie palveid kuulda võtnud. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku paista oma pale meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Amen. Ja laulame laulu ja pärast on meil siin kõrval toas ka kohvilaud kaetud. Saame sooja kohvi ja salatit ja magusat. Ja lõpulauluks on mul vaetud plaani 366. 366. Yes.
kallis kogudus, lähme siis siia kõrvalruumi ja saame maist keha natuke kinnitada siin Jumala andidega.